uskumatu. Tere taas ja tere tulemast vaatama järgmist videot. Et selles videos lähen ma siis poolmaratoni jooksma ja räägin siis kiirelt, mis mul need eesmärgid on ja kuidas ma siis maratoniks nii-öelda treenin siis. Et eesmärgiks panin siis kilomeetri aja alla 5 minuti, mis teeks siis kogu distantsi läbimiseks 1 tund ja 45 minutit. Et jaanuaris siis vaatasin, et kuhu ma üldse jooksma saaks minna siis seda poolmaratoni ja leidsin Jaaneki maratoni. Ja siis panin ennast kirja sinna, et treenin selleks poolmaratoniks siis niimoodi, et jooksen iga nädal 15 kilomeetrit, mis teeb siis 60 kilomeetrit. Jaanuaris jooksin 75 kilomeetrit, veebruaris jooksin 63 kilomeetrit ja nüüd praegu ongi märtsi lõpupoole juba ja praegu mingi 40 kilti joostud. Tegelikult tahaks veel suve lõpus ka täismaratoni ära joosta, aga teeme kõigepealt poolmaratoni ära ja siis vaatame, kuidas tunne on. Et väike update siis täna on meil juba 11 mai. Aprillikuu eesmärgiks panin siis niimoodi, et nädalas jooksen 20 kilomeetrit ja kuus teeb see siis 80 kilomeetrit. Aga jah, läks nii nagu on ka eelmiste kuudega läinud, et lõppu jäi väga palju joosta. Aga siiamaani olen veel kuude lõikes seda eesmärki suutnud hoida. Juba järgmine kuu ongi maratoni, poolmaratoni aeg käes. Täna on siis 29. mai, see Jaaneki maraton, kuhu ma esialgu minema pidin, on siis 6. juunil, et lükati siis 6. juunile, aga kuna meil reisi lükati edasi, siis ei saa ma sinna maratonile minna. Ehk siis mõtlesin, et teen ise siis väikse jooksu. Vaatasin, et ega neid maratone ei tulegi väga rohkem, et järgmine maraton ongi Tallinna maraton. Peab sinna minema siis. Äkki siis peaks juba täismaratoni jooksma. Aga jah, lähen jooksen 21 kilomeetrit ja eesmärgiks on siis ikkagi, et kilomeetri ajaks tuleks alla 5 minuti. School is out when the booze is up, when the sun is down to enjoy the ride, got some pillows in the Chevy. Hey, hey, just like a darling, low hitting heavy. Hey, hey, take your time, let me know when you're ready. Hey, hey, couple months I've been messing with you steady. No nii, poolmaraton joostud siis. Minu isiklik poolmaraton. Päris raske oli, aga eesmärk sai täidetud. Keskmine kilomeetri aeg 4.49. Boom. Võitsin. Tempo hoidmisega läks mul küll suht lappama niimoodi, et teine kuni, ma ei tea, 5 kilomeeter oli kilomeetri aeg umbes 4.30, 4.40 vahel. Kõige kiirem kilomeetri aeg oli eelviimasel kilomeetril, et siis tuli Eminemi Lose Yourself, hakkas mängima ja siis tempo kohe tõusis, aga viimane kilomeeter läks ikkagi veits aeglasemalt. Alustasin natuke vara vist lõpuspurdiga. 11. kilomeetril hakkasid jalad väsima, aga muidu oli mõnus. Kokku läks aega siis tund 41 ja 36 sekundit. Nii, ootamatult on inimesed hakanud liitma ja
tegelikult on kätte jõudnud juba september. Kiire kokkuvõte, kui palju ma siis vahepeal jooksnud olen ja kas üldse olen. Et aprillis jooksingi siis täpselt 80 kilomeetrit, mais tuli 72 kilomeetrit, siis juunis jooksin 40 kilomeetrit. Juunis meil oli 2 reisi, võtsime natuke rahulikumalt. Juulis jooksin 50 kilomeetrit ja nüüd augustis läks selle jooksmisega täitsa aia taha. Et augustis jooksin siis 28 kilomeetrit. Peale väikest mõtlemist ma ikkagi panin ennast maratonile kirja ja homme ongi juba see päev, kui lähen maratoni jooksma. Nüüd on lihtsalt eesmärgiks joosta lõpuni, et ma arvan, et see on päris korralik väljakutse. Elise pani väikse motivatsiooni kirja siia. Ongi tähtis päev käes ja terve hommikul lubas padukat. Saab põnev olema. Hea numbri sain. 960 on võidunumber ja siis põmm. Näeme siis juba jooksurajal. Väga hea seht ilma raadiga ja you have to reach 5 kilometers and 3, 2, 1 Open for plans tonight. Lost in the afterglow. Oh, girl, your love for me keeps calling me, so I'm calling you. Give me light to fire. I long for your company. Oh, girl, your love for me is a part of me. 50. Nii. Üks ring tehtud, 2 veel. Jalad on väsinud. Aga tunne on hea. 14 tehtud. Let's go. It won't be over till the fat lady sings. I'll be a trip 'cause me and you we got a thing. My sunshine state, hair curly like a string. Just a big ol' Pool tehtud. Pool veel. enjoy the ride. Got some pillows in the Chevy. Jalad on jumalast sodid. Like a darling, low and heavy. Viimast 2 let's go. aga ma olen see rants Open for plans tonight. Päris karm, ütlen kohe ära, et ikka sitaks raske oli. Sitaks raske oli joosta. Jalad lihtsalt surid ära. Aga nüüd on mõnus. No nii, teen kiire kokkuvõtte ka siis jooksust. Et nagu ma juba ütlesin, siis jooks oli väga raske. Jooksu esimene pool, esimest 21 kilomeetrit oli mega mõnus. Tempo oli hea, tegelikult tempo oli liiga hea, mille pärast ma arvan, et ka teine pool nii raske oli. Esimese 20 kilomeetri keskmine oligi niuke 5.20, 5.30, mis oli ilmselgelt liiga kiire. Kogu maratoni peale ma tegelikult kõndisin suht palju. Aga ma arvan, ma mingi niuke 6, 7, 8 kilomeetrit võisingi kõndida lihtsalt. Jalad olid nii valusad, et ei saanud joosta. Põhimõtteliselt jooksingi niimoodi, et vahelduva eduga vahepeal jooksin, vahepeal kõndisin, mis muidugi ka siis tegelikult selle raskeks tegi, et kui sa mingi aeg oled kõndinud, siis on suht raske jälle jooksma saada. Minu maratoni ajaks tuli 4 tundi ja 54 minutit ja keskmine kilomeetri kiirus oligi siuke umbes 7 minutit. Ma ei jäänud tegelikult üldse väga rahule selle jooksuga. Ilmselgelt see maraton oligi natuke liiga raske väljakutse mulle, et polnud piisavalt ikkagi trenni teinud. See kutt, kes esimesena lõpetas, tema aeg oli 2.30 ehk siis 2 korda kiiremini kui mina. Uskumatu. Hullud inimesed. Üks kutt jooksis paljajalu, mis on päris hull. Ma ei suutnud tossudegagi joosta. Ja üks kutt pani korvpallidega, 2 korvpalliga siis kõmm. Pani terve raja läbi. Inimesed olid toredad. Vahepeal kõndisin, siis tulid mingid, kas kõik on korras, mis lihtsalt ei jaksa. Siis mingid kutid tulid, et davai, umbes patsutest õlale, et läheb. Et kogu see vibe ja meeleolu oli hea ikkagi. Kokkuvõttes oli ikkagi tore, vähemalt sain tehtud. Aga võt, siuke oli minu maratoni kogemus. Kui video meeldis, pane like, pane subscribe
ja mine jooksma ja näeme järgmises videos. Tšau!